No tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. Minul oli selles mõttes täna hea päev, et mul käis külas üks vana aednikust sõber ja talle avaldas muljet üks mustsõstar, millest ma ise tegelikult ei olegi võib-olla nii palju nagu arvanud, kuna siia aia vanemasse toidusalusse ma tõin ta hoopiski sellepärast, et mul on vaja neid lehti selleks, et siis kurke marineerida. Ja selle mustsõstre ma leidsin meie maakodust vana lauda tagant, kus ta oli siis üsna selline metsistunud koos teiste igasuguste võsa asjadega. Ühesõnaga, üldsegi ei arvanud, et ma siit marja tahan saada. Aga tema, kes on just pomoloogiaga sina peal, arvas, et just selle mustsõstra maitse on kaunis eriline ja kindlasti see ei saa olla mingisugune vana väga halb hapu mustsõstra sort. Nii et proovin nüüd siis talle rõõmu teha sellega, et paljundan temale ka seda mustsõstrat, sest loomulikult mul pole õrna aimugi, mis sort see olla võiks. Et see mari on siis selline hästi magus, vähese happesusega ja selline eriskummaliselt hea. Nii. Kui ma enne ka siin ise ka neid marju olen siin perega noppimas käinud, siis mul juba jäi see oks silma. Ja pigem ma mõtlesin seda, et okei, et kui ma hakkan sügisel seda võra üle vaatama, et ta tuleb natukene hõredamaks lõigata, et siis see oks, mis on siin vastu maad, on suht mõttetu ja ma oleksin ta niikuinii siia võrani tagasi lõiganud. Aga kuna nüüd mu sõber avaldas soovi, et tema tahaks ka seda ja kuna sorti ei tea ja ta seda kuskilt osta ei saa, siis ma mõtlesin, et väga hea, et ma saan siit hoopis proovida teha loogvõrset. Ehk siis sellist meetodit, mis on tegelikult ultra lihtne teha, et saab siis sellele oksale juured alla kasvatada, mis on samal ajal veel emataime küljes. Ja ta on nagu selles mõttes, võra mõttes on see oks väga halb, sest et ta on vastu maad ja kui ma võra kujundaksin, siis ma seda oksa siia ei jätaks, aga selleks, et nüüd teha oma sõbrale üllatus ja talle üks istik paljundada, on see oks ideaalne. Nii. Kõigepealt ma proovin siit siis natuke vaadata, mis mul siit pinnas osas vastu tuleb. Et selles toidusalus ma olen saepuruga multsinud ja see on väga hästi toiminud siin. Ma ei olegi nagu otseselt nagu rohima pidanud. Ja siin proovin siis natukene seda mullapinda nagu lahti saada. Ja vaatan, kuidas ta siin passima hakkab. Et mõte on siis selles, et ma painutan selle oksa maha, fikseerin ta kiviga ja vaatan, et tal piisavalt niiskust oleks, et tal siis tegelikult heast tahtest tulevad ise need juured alla ja loodetavasti sellel sügisel juba saan selle istiku emataime küljest lahti lõigata, tal on juured all ja eralda siis potistada. Nii, vaatan, ma painutan niimoodi, et ta siis nüüd kohe siit vastu selle ema taime küljest ära ei tule ja võtan ära lehed. Ja kusjuures see on natukene naljakas ka või selline, et kui ma selle leidsin sealt lauda tagant, siis samamoodi need oksad, mis olid raskuse all vastu maad, siis nendel olidki juured all, et seal olid siis nii-öelda looduslikult need loogvõrsed tekkinud. Nii. Ja ma natuke proovin, et ta jääks selliseks nagu natuke nagu siia lohkviks jääda, sest et ma tahan siia vett valada, et ta jääks niiske, sest et tegelikult on siin see on selline natukene kuivam koht minu aias. Nii, panen siia kivi peale ja ma teen ta niiskeks ja jälgimas käin ka, et ta oleks niiske. Ja nüüd ma jätan ta siia oma asja tegema ja siis praegu on juuli pigem alguse pool, siis augusti lõpus septembris tuleme vaatame, kas on juured all või ei ole. Nii, ja tegelikult ei jõudnud ma siia loogvõrsiga juurde tagasi mitte sama aasta sügisel, vaid hoopiski järgmise aasta maikuus. Et paraku on niimoodi, et plaane võib teha, aga elu teeb omad korrektuurid. Ja selles mõttes ongi selle loogvõrsikuga tore neid puitaimi paljundada siin siis näiteks seda mustsõstart, kuna tema võib vahepeal täiesti ära unustada, kuna see oks ikkagi, millele me tahame neid juuri alla saada, on nüüd mullaga kontaktis. Juba siit on ka näha, et tal on juured isegi vastu seda kivi olnud ja samal ajal on ta ka emataimega kontaktis, nii et igal juhul on ta hoitud, kui siis täpselt kella peale ei saa minna teda ümber istutama. Et pistikutega on natuke teine lugu. Ja eks ta on ka tugevasti tegelikult nüüd kasvanud suuremaks, kui ta esialgu oli. Nii et praegu ma lihtsalt lõikan ta emataime juurest lahti. Kuna selle oksa, nagu ma rääkisin, oleks niikuinii
täispikkuses välja lõiganud. Ja muud ei olegi, ma näen siin päris selgelt, siin praegu meil on väike põud, siin on hästi kuiv, aga siin on juured, nii et ma arvan, et see pott, mis ma praegu ette valmistasin, peaks passima ja ma siit natukene eemalt siis kühvliga üritan selle kavaka siit välja kaevata. Seda on siin lihtne teha, kuna mul on siin selline savikamuld ja tema ei pudise laiali, sest tegelikult ma ei taha üldse neid juuri häirida. Isegi siin on juured all. Ja tegelikult nüüd tagantjärgi tarkus on see, et kui ma oleksin selle loogvõrsiku S-kujuliselt või ussikujuliselt pannud, ma oleksin saanud siit kergema vaevaga 2 taime ja tegelikult isegi kui ma lõikaksin siit praegu seda oksa mitmeks, ma saaksin siit mitu taime teha, aga mul ei ole nii palju vaja. Probleem on lihtsalt selles, et pott on väike. Nii et ma lõikan ta ikkagi natukene rohkem parajamaks. Seda on väga lihtne teha, kuna siin juuri on palju, siis ma lõikan selle alla painutatud oksa siitmalt lühemaks ja veeran ta teistpidi ja lõikan ka siit tagasi, lähen siit mõne punga pealt, oksa pealt ja ülejäänud materjalist ma saan endale pistikuid teha, et mustsõstar tegelikult võtab pistikust ka väga hästi juured alla. Ainult minu probleem on see, et ma kipun neid unustama ja mul elavad siin need varesed, kes neid potte mul kogu aeg ümber tõstavad. Nii et nad lihtsalt vahel päeva jooksul kuivavad ära. Nii et minusugusel aadnikul on kindlasti mõistlik teha loogvõrsikuga uusi taimi, sest et see on selline nagu, kuidas ma ütlen, lollikindlam. Nii. Ja siia ka ma panin natuke kergemalt mulda juurde ja siia potti ma panin ka natuke rammu juurde. Ma panin siia natukene hästi lagunenud hoobusesõnnikud, sest mustsõstar tegelikult on selline pigem näljasem taim ja praegu ka näha, et lehed on tegelikult heledad. Ja muud ei olegi, nüüd on ta siin ilusti kinni ja alati kui potti istutate, võib raputada ja alati siis servad kinni vajutada. Et kui servad on lahti poti sees, see on see koht, kus need igasugused kuivamise mured alguse saavad. Ja loomulikult kasta. Kasta. Võib-olla siis pean siit veel panema kühvliga veel natuke mulda juurde, et juured paljaks ei jääks. Niimoodi, väga hea. See saab meil päris hästi siin. Ja nüüd tegelikult muud ei olegi, kui oodata seda uut taimeomanikku külla. Ja kuna see taim on sellise hoolega potistatud, siis ka tema võib teha natuke sellist nagu naiskaadnikku, et ei pea kohe siis seda taime lõplikule kasvukohale istutama. Niisiis, igatahes, kui teil on mingisuguseid huvitavaid marjapõõsaid, mille sortid ei tea, aga soovite seda headust oma sõpradega jagada, siis loogvõrsik on kindlasti üks hea variant, millega neid taimi endale juurde teha.